Hei, tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase kohvi saade. Ja selles episoodis me räägime meeleparandusest. Aga enne kui me seda teeme, ma tahan öelda siirast tänu kanali toetajatele. Ja öelda suur tänu sulle Ants ja Anu ja Karmela ja Leidi ja Kaja ja Tiina, Anne, Tarmo, Taimi, Karin ja Eda, suur tänu teie toetuse eest viimastel kuudel. Muuseas, hiljuti ma tegin ka ingliskeelse kanali, mille nimi on Shepherd's Coffee ja seda saab samuti tellida, seal on siis ainult ingliskeelsed podcastid, intervjuud ja sooloesinemised. Aga igal juhul aitäh teile, et olete kanalit vaadanud, tellinud ja toetanud seda. Rääkides nüüd aga meeleparanduse teemast, siis meeleparandus ei ole midagi, mida me teeme üks kord elus. Ma parandasin meelt, ma pöördusin Jumala poole, andsin oma elu talle, sellega on asi ühel pool. Tegelikkuses me parandame meelt jätkuvalt kogu aeg ja eestikeelne sõna meeleparandus või meie mõtlemise parandamine on minu arust ideaalne sõna, mis väljendab seda, mis tegelikult toimub, kus need muutused pihta hakkavad ja millega meil põhitöö on, see on meie mõttemaailm. Mõtted lõpuks on ju need seemned, milles sünnivad suhtumised, teod, harjumused ja iseloomujooned. Nii et kui me tahame selle algjuure juurde minna, siis me peame tegelema sellega, kuidas me mõtleme, millised on meie mõttemustrid, viisid. Ja meeleparandus on piibellik sõna, mida me leiame piiblist palju kordi, Vanas testamendis, Uues testamendis. Ma usun, kui sa oled koguduses, kirikus käinud, sa oled kindlasti seda sõna kuulnud ja see on eluliselt tähtis osa meie kristliku elu edenemise jaoks. Nii et viimasel pühapäeval Jumala vaimu juhtimisel ma kõnelesin sellel teemal. Miks ma nii ütlen, on sellepärast, et ma plaanisin kõneleda hoopis teisel teemal. Aga nädala keskel Jumal kõnetas mind, ütles, muuda oma meelt, paranda meelt. Ma tahan, et sa adresseerid hoopis teist teemat ja ma usun, et see osutus sõnumiks Jumala käest, mis puudutas meid kõiki. Nii, sõbrad, oled sa valmis Jumala sõnaks? Keegi ütle midagi? Tüüpiline Eesti audients. Kõik on vaiksed, aga pöörame koos Apostlite tegude raamatusse ja me loeme siit täna 3. peatükist ja salmist 19 edasi. Me oleme veetnud sel aastal päris palju aega Apostlite tegude raamatus, kui sa oled käinud ustavalt teenistustel. Ma tahan rääkida sellisel teemal nagu meeleparandus. Me kohe sellest räägime. Muuseas, ma kuulsin ühest mehest, kes kõige kiiremini meelt parandas ja see oli üks karismaatiline pastor. Keegi läks tema juurde, ütles, et kuule, kas sa oleks nõus minu koera maha matma? Ja siis karismaatiline pastor ütles, mis asja, tead? Me siin sa kutsud vaimuliku koera matma, me ei korralda selliseid asju, me matame inimesi, aga võib-olla tead, siin on mõned uskonnad ja denominatsioonid siin, et mine sealt mööda ja räägi nendega, et äkki nemad oleks nõus sinu lemmiklooma maha matta. Ja siis see mees pöördus minekule, aga enne kui ta seal päris ära juba läks, siis ta pöördus tagasi selle karismaatilise pastori poole, küsis, et kuule, aga ütle mulle, kas mingi 15 000 euri on nagu piisav summa selle, pakkuda nendele seal koera matuseks. Ja siis see karismaatiline pastor ütles, kuule, mida sa ütlesid? Ütlen kohe, et su koer oli 4-pühilane, muidugi matame ära, tule siia. Ühesõnaga, kiire meeleparandus, meelemuutus toimus selle mehe juures, aga me loeme siit ka meeleparanduse vajadusest täna 3. peatükist 19. salmist. Siin hakkab see lause pihta selle pärast, nii et siin on kontekst ka ees, aga loemegi siis selle konteksti ka, 18. salm, aga Jumal on nõnda lasknud täide minna, mis tema kõigi oma prohvetite suu kaudu on ette kuulutanud, et tema võitu, see on Jeesus Kristus, peab kannatama. Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamisajad, värskendusajad tuleksid issanda palgest ja ta laseks teie jaoks
või läkitaks teie jaoks määratud Kristuse Jeesuse, keda taevas peab pidama enesele, selle ajani, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud kõigi prohvetite kaudu, suu kaudu maailma ajastust alates. Ja ma loen ühe lõigu või salmi veel Apostlite tegude raamatust 11. peatükist 18. salmist. Ja see viitab siis ka meeleparandusele. Ja siin öeldakse, kui nad seda kuulsid, jäid nad vait ja andsid Jumalale au, öeldes, siis on Jumal ka paganaile andnud meeleparanduse eluks. Ma tänan, et ütle siin, et andis neile elu, aga andis neile meeleparanduse eluks. Ehk et see meeleparandus on üks oluline võti ja osa selleks, et seda elu saada, seda elu nautida, selles elus käia ja sellest me tahame rääkida. Nüüd, meeleparandus on üks sõna, mida mina isiklikult kuulsin, ma arvan, esimest korda, kui ma tulin kiriku ringkonda. Ma ei olnud enne kuulnud sõna meeleparandus. Ma ei tea, et ma oleks seda iial kasutanud. Minu kooliõpetaja ei öelnud mulle, et Janno, sa pead meelt parandama. Pigem ütles, sa pead oma hinded ära parandama. Ja minu ema ka ei kutsunud mind meeleparandusele, vaid ütles, et korrigeeri oma suhtumist. Aga kui ma tulin koguduse keskele, siis ma hakkasin kuulma sellist sõna nagu meeleparandus väga palju. Paljud teist enne, kui sa said kristlaseks, aktiivselt kasutasid sõna meeleparandus. No, enamus käed ei tule üles, me ei kasutanud seda sõna. See oli võõras sõna. Ma võib-olla ei teadnudki, mis see tähendab. Sellepärast võib-olla alustakseks peakski rääkima, mis on meeleparandus. Ja, mis on meeleparandus? See ei ole pelgalt patukahetsus või kurvastus patu pärast. Kuigi need on ka osa meeleparandusest ja piiblis sa näed, et seda sõna meeleparandus kasutatakse selles kontekstis, kus me räägime sellisest ühekordsest pöördumisest näiteks maailmast, ebajumala teenistusest, tõelise Jumala teenimise juurde. Ma teen otsuse, minust saab Jeesuse järgija. Ja seda hetke võib nimetada ka meeleparanduseks. Aga et meeleparandus on rohkem kui ainult ühekordne või ühehetkeline sündmus, sellest räägib ka piibel. Kreeka keeles see sõna on metanoia, mis tähendab oma meelt või mõtteviisi muutma. Patust pöörduma, muutma oma elu suunda Jumala tahtele vastavaks. Alguse päevadel, kui ma kogudusse tulin, siis ma kuulsin, et selgitati meeleparandust kui kannapööre. Vanasti läksid selles suunas ja nüüd teed otsuse, et ma olen risti vastu teises suunas. Võiks isegi öelda siis 180 kraadi, eks ole. 360 kraadi on olnud tagasi alguses, siis pole midagi muutunud. Aga 180 kraadi, lähen teises suunas. Amen. Et meeleparandus. Ma vanasti nägin asju nii, ma mõtlesin asjadest sellisel viisil, aga nüüd ma mõtlen teisiti, ma muudan meelt. Amen. Vanasti ma tegin neid asju, ma isegi ei pannud tähele, et ma tegin haiget, ma isegi ei saanud aru, et ma olin uhke, isekas, ma olin hoolimatu või ma ei osanud käia armastuses, aga nüüd ma olen teinud kannapöörde ja ma käin risti vastu. Himu asemel armastan. Amen. Ja vihkamise asemel tol rahu. Risti vastupidi. Kannapööre. Nüüd Vana Testamendi meeleparandus tähendas pöörduda või tagasi pöörduda. Pöörduda või tagasi pöörduda. Ja sellepärast me näeme näiteks Malakia kirjas, kus öeldakse, et pöörduge tagasi minu juurde. Seal räägib meeleparandusest. Ja seal küll räägitakse kümnisest ja see oli ka üks viis, mida Jumal ütles, et olete maha jätnud, aga see mõte on seal laiem, et pöörduge tagasi. Te vanasti tegite midagi, te teenisite Jumalat, te pidasite tema käske
Jumal oli teile tähtis ja nüüd te olete läinud jälle lõdvaks oma eluviisis. On see kellelegi juhtunud, et sa oled mingis asjas natuke lõdvaks lastud? Väga vähe käsi tõuseb siin. Räägime parem aususest ära, okei. Tuleme teise jutust teema juurde. Me oleme kõik lõdvaks lasknud aeg-ajalt ennast. Ütle üks hea rasvane amen selle peale. Amen, me oleme. Ja siis parandad meelt ja teritad oma vaimulikku elu jälle. Isegi pastorid peavad seda tegema. Jah, isegi pastorid. Nii et Uues Testamendis meeleparandus viitab aga rohkem sisemisele muutusele, mis väljendub välistes tegudes. Meeleparandus ei ole piisav, kui midagi ei muuda sinu elus. Nagu minu vaimulik isa ütles, et seep ei tee sulle head enne, kui seda enda peale ei rakenda. Amen. See ei puhasta sind, kuni sa ei kasuta seda. Ja sa võid meelt parandada terve päev otsa, kui sa elu ei muutu, su mõtted ei muutu, su teguviis ei muutu. Muuseas, Johannes ütles, risti Johannes, mäletad teda? Ja mäletad, mis oli tema missioon? Meeleparandus ristimine. See tähendas seda, et sa tegid ühe kannapöörde. Vanasti olid pimeduse riigis ja nüüd otsustasid minna Jumalaga edasi. Amen, kannapööre. Ja selle meeleparanduse nagu tähiseks oli, et sa lased ennast ristida. Vana elu matad maha ja elad oma uut elu Kristusele ja see sama rist Johannes ütles, et kandke õiget meeleparanduse vilja. Okei. Nii et mis on meeleparanduse vili? See on parandatud teod. Miks me üldse vajame meelt parandada? Me sündisime siia maailma, igaüks meist, patuloomusega. Teoloogid nimetavad seda päris patuks. Need ei ole mitte need üksikud patud, mida me aeg-ajalt teeme, aga see on see patuloomus, mis toodab neid patte, patust mõtlemist. Meie tõeline probleem ei olnud mõned väiksed patud, siit või sealt mõni asi. Sa võisid võib-olla olla ideaalne inimene niimoodi klassikalises mõttes või sinu ümber seisvad inimesed ütlesid, et oi, see on küll hea inimene, üdini hea inimene. Aga sul oli ikka patuloomus. Ja see patuloomus toodab ikka patusust või patuseid mõtteid, kas sa neid välja elad või mitte. Tõestus sellest, et meil on patuloomus, on lapsed. Milline isa on pidanud õpetama oma lapsele sõnakuulmatust? Poiss, tule siia. Või tüdruk. Täna me õpime, kuidas valetada. Ja täna me õpime, kuidas manipuleerida. Ja siis homme vaatame läbi kadeduse ja üleme räägime ahnusest. Oled sa tähele pannud, et need on lastel juba omased. Ma saan aru, väike beebi sünnib, meil on siin üks taga, eks ole. Ameerikas on selline ütlus, et algul vaatad nagu väike ingel, pärast tuleb välja, et hoopis rästik, mähmes. Patuloomus hakkab ühel hetkel esile tulema. Ja? Ma arvan, me kõik oleme oma eluga ka lastena juba tõestanud, kuidas me mingeid asju tegime, mis seda ilmutas. Nii et meil kõigil on patuloomus ja sellepärast me vajame tegelikult, mida piibel nimetab meeleparandus, kus me teeme ühe otsuse pöörduda Jumala poole, andes oma elu Jumalale ja tehes selle kardinaalse kannapöörde. Nii et me vajame pöörduda Jumala poole meelt parandada. Apostlite tegude raamatus 2:38 on, kus Peetrus jutlustab nelipäeval selle tuntud jutluse. Ja tead, mis ta lõpus ütleb neile? Nüüd, mis on üks õige asi teha peale jutluse lõppu? Ja see, mis Peetrus ütleb? Parandage meelt. Amen. Ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks ja siis te saate püha vaimu anni. Ja, nii et ma arvan, et see on nagu õige lähenemine.
kui üks jutlus või üks vaimulik mõte, mida sa oled kuulnud, on sind puudutanud, on sulle esitanud väljakutse, siis sellele õige reaktsioon on meeleparandus. Mis toob meid tegelikult selle juurde, et meeleparandus ei ole ainult ühekordne selline otsus, kus ma pöördun pimeduse riigist Jumala Poja valguse kuningriigi suunas, vaid see on ka midagi, mida ma teen pidevalt. Meeleparandus. Pidevalt korrigeerin ennast. Mingisugused suhtumised, mingisugused vaated asjadele, mingisugused hoiakud, mida ma panen tähele, minu sõnavara, minu teod, minu mõtted, vahet pole. Me vajame kogu aeg ennast korrigeerida. Amen. Kõige parem on korrigeerida ennast ise. Siis teised ei pea sind korrigeerima. Muuseas, Ameerikas on selline asutus nagu Institution of Correction, mis on tegelikult vangla. Ja seda nimetatakse siis täpselt tõlgituna, et see on korrigeerimise institutsioon. Ja see on see lõplik korrigeerimine, kui need inimesed, kes ei tahtnud ennast ise korrigeerida, neid tuli väliselt korrigeerida ja panna suletud ruumidesse, et nad õpiksid ja saaksid aru pähe võtta. Aga kõige parem on korrigeerida ennast ise. Muuseas, isegi siuke mees nagu apostel Paulus parandas meelt palju ja korrigeeris ennast ise. Mäletad, ükskord oli seal suurkohtu ees ja keegi lõi talle vastu nägu, keset tema tunnistuse andmist seal. Ja Paulus, nagu ma arvan, me kõik ühel hetkel nägu punane, et sa vihastud, ja siis ta ütles, et Jumal sind löögu, siin on lubjatud sein või mingi sükse lause seal. Ja keegi ütles, muuseas, see on ülempreester seal. Okei. Paulus korrigeeris, ütles, et oma rahvajuhti ära sajata ja korrigeeris oma suhtumist otse kohe. Taavet, kui ta lõikas ära Sauli selle 6 hõlma. Minu nagu loogika järgi see on nagu ideaalne sükse loo jätk, et Jumal mängib selle vaenlase, Taaveti kätte, nüüd ta lõikab ta 6 hõlma ära, aga Taavet tundis, et süda nagu torkas teda. On su süda sind torganud? See on hea asi, kui sa tunned, et sinu süda torkab sind. Ära kaota seda tunnet ära. Ja Taavet ütles, ma olen pattu teinud, ma olen pannud oma käe Jumala võitu vastu. Ta ei löönud teda maha, tema kaaslased ütlesid, kuule, see on su võimalus, löö oma vaenlane maha. Ja Taavet tundis juba halvasti, et oli 6 hõlma ära lõiganud. Jumala mehel. Wow. Nii et ta korrigeeris ennast ise. Keegi ei pidanud teda paika, ma olen Taavet, mida sa teed? Nüüd, aeg-ajalt me vajame väljapoolt korrigeerimist. Ja see on hea asi. Amen. Kui me olime lapsed, meie vanemad korrigeerisid meid, meie koguduses käies me saame korrigeeritud, eks ole, me kuuleme asju, mis korrigeerivad meid ja ma olen siin kordi ja kordi kasutanud seda näidet, et lennuk lendab otse taevas ainult tänu pidevale korrigeerimisele, sama tõde laevaga mere peal. Sa pead seda pidevalt korrigeerima. Pane lihtsalt paat vette ja vaata, kuidas, panen siit Pärnust minema ja jõuan Ruhnu välja või jõuad. Sa võid alguses panna selle suuna paika, aga seal on lained ja seal on, ma ei tea, hoovused ei ole, aga mingid tuuled ja mingid jõud mõjuvad ja mingi suur laev läheb mööda ja tekitab selle veevalli, mis lükkab su kurssi kõrvale. Sa pead pidevalt natukene korrigeerima rooliga. Kogu aeg hoidma silma selle GPS-i peal. Ja tänu pidevale korrigeerimisele sa jõuadki sihile. Kui sa ei korrigeeri ennast, sa lõpetad ei tea kust. Mis ütleb õpetussõnade raamat? Et see tee, mis on elutee ja kõrvaltee viib surma. Ta ütleb vastupidine tee, sellest saaksime kõik aru. See on elutee, see läheb surma. Ta ütleb kõrvaltee. Alguses liiguvad nad peaaegu koos. Kas pole nii? Ma isegi näen seda, kes siin selle tee peal on, mina olen sii peal, aga tasapisi, kilomeetri haaval, eks ole, kõrvaltee läheb järjest kaugemale. Nii et teinekord, kui need satelliidipannid tuule või tormiga paigast ära läksid, täna enam neid palju vist ei ole, aga nüüd on kõigil kaabeltelevisioon ja läbi õhu interneti levib, aga siis olid pannid ja mul oli ka üks pann ja teinekord see läheb paigast ära ja mehaanik läheb sinna ülesse katusele ja keerab pollid lahti, võtab selle panni, tõmbab nii,
poldid tagasi kinni, peremees ütleb alla, mida, nii vähe keerasidki või? Ja küsid 300 €, et teenustasu. Aga ta ütleb, et ei, see on nii vähe ainult siin, kosmoses, kus kilomeetreid kõrgel satelliit keerleb, püürleb ümber maa, tiirleb ümber maa, okei, on õige öelda. Seal on kilomeetrid mööda, kilomeetrid. Ja keegi tõi hea näite, üks päev ma kuulasin, üks lendur ütles ka, et ta private lennukiga lendab ja nad olid minemas kuskil Austraaliasse ja pani nagu suuna paika, aga ütles, et põhjus, miks ma terve lennu ajal peale kogu aeg jälgima, et see lennuk ikka läheb sihile, on sama põhjus, seal on väga palju ja tugevaid tuuli üleval 10-11 kilomeetri kõrgusel, kes on lennanud, teab, raputab lausa, eks ole, tuul tuleb kuskilt nurga alt. Ja ütles, et kui ma ei oleks seda lennukit korrigeerinud, algul oli tal see viltu, minu mäletamis mööda ütles 2 kraadi. Ütles, et ma oleks nende tundide möödudes olnud mitte ainult vales linnas, ma oleks olnud teisel mandril. Teisel mandril, vau. Nii et sellepärast korrigeerimine on tähtis ja meeleparandus on pidev oma mõttemaailma korrigeerimine. Nüüd, kui me räägime otsusest Jumala poole pöörduda, kui meeleparanduse mõistes, siis siin ma eristaksin veel 2 eri tüüpi pöördumist. On selline pöördumine, kus on hädaajal, kriisis Jumala poole pöördumine. Issand, aita mind nüüd ja kui sa mind aitab, ma lähen järgmine pühapäev kirikusse ja panen küünla põlema. Kuigi meil neid vaja pole. Too praegu raha, siis maksame elektriarve ära. Okay. Aga ühesõnaga, on inimesi, kes annavad selliseid tõotusi hädaajal, hüüavad Jumala poole ja võib-olla mõningal juhul me oleme kõik seda teinud või selle tõttu nagu Jumala suunas liikunud, et meil oli mingi kriis ja väljakutse aga mõningad inimesed nagu teevadki selle pöördumise ja hüüde Jumala suunas, kui neil on raske. Aga kui raskus saab lahendatud, siis nende elu läheb vanadesse rööbastesse tagasi. Amen. Me oleme näinud väga palju seda juhtumas, kas pole nii. Nii et see on see üks sükene Jumala poole pöördumine. Teine on see, et sa teed otsuse, et ma järgin teda kõik oma elupäevad. See, millest me räägime siin, kui me räägime päästetud saamisest, kui me räägime, et tee otsus Jeesust järgida. Ma järgin teda kõik oma elupäevad, see on see elupikkune pühendumine. Pühendumisest rääkides kunagi ma kuulsin lugu, kuidas siga ja kana läksid mööda teed ja ühtäkki nad märkasid tee ääres ühte näljast meest, kes oli nõrkemas. Kanale tuli hiilgav idee, pakume näljasele mehele omletti peekoniga. Ja siga ütles, see on väga tore, et sa sihukese ettepaneku teed, aga sulle tähendab see väikest ohvrit, mulle aga elupikkust pühendumist. Eks ole, et seast saaks peekon, siis on, teate, mis peab juhtuma, eks ole. Kana, see muneb muna ja läheb eluga edasi, eks ole, väikene ohver see on, aga me Kristuses räägime elupikkusest pühendumisest. Et see ei ole, et ma toon Jumalale väikse ohvri, toon talle küünla ja siis asi on leevendatud, vaid ma toon oma elu. Ja jääbki sinna altari peale. Kuigi roomlastele kiri ütleb, et me oleme elavad ohvrid ja elavate ohvrite kohta öeldakse, et nad kipuvad altari pealt maha roomama. Ja vahepeal jälle pead tagasi tooma sinna. Okei, keegi siin ei saa aru, millest ma räägin, aga mina ise saan aru. See on kõige tähtsam. See on kõige tähtsam, jah. Aga ükskord, kui sa oled teinud selle, mida me võiksime nimetada ühekordne meeleparandus Jumala poole pöördumine, siis sõber, sa jätkad meelt parandamaks pidevalt. Pidev hooldus on see, mida sa vajad oma kristlikus elus. Et sinu vaimulik auto võiks sõita, sa pead seda pidevalt hooldama. Ja üks hooldus on see, et ma kogu aeg parandan oma meelt, mõtteid. Nüüd, miks me seda tegema peame? Väga lihtne vastus selleks on see, et meil kõigil on lihameelsus, see võitleb meie vastu. Keegi meist, meil ei ole püha liha. Ja. Sinu liha ei taha Jumala asju teha. Liha tahab lasta lõdvaks. Pühapa hommikul jälle mine kirikusse. Tead, miks ma pean minema? Ema ütleb, et sa oled pastor, sellepärast sa pead minema. Okei. See on ka üks vana nali.
teine on maailma vaim. Me tegeleme maailma vaimsusega, kas pole nii? See on meie ümber, see on igal pool maailmas, selles mõttes, kus sa lähed, digitaalses maailmas, füüsilises maailmas, maailma vaimsus. Ja see püüab ka meid tõmmata kuskil suunas. Meil on võitlus sellega. Ja muidugi kuradi kavalad rünnakud, otsased kuradi rünnakud meie vastu, töötavad meie vastu. Ja muuseas, mees, kes oli 38 aastat olnud seal tiigi ääres, mäletad, halvatu, isegi temal oli vaja meelt parandada. Ja tema meeleparandus seisnes selles, et ta oli niisugune enesealetseja. ja vahest need asjad, millest me peame meelt parandama, kui me räägime juba küpsest kristlasest, on salakavalad. Me ei pane neid isegi tähele. 92. aastal ma läksin Ameerikasse esimest korda oma elus ja ma läksin Tanklini laagrisse, kus rehabiliteeriti alkohoolikuid ja narkomaane ja mul ei olnud probleemi nende teemadega, ma olin juba kristlane aastaid, aga me läksime õppima seda programmi. Ja alguses, olime kõik rõõmsad ja me tulime siia, me teadsime, me tulime õppima seda programmi, meid toideti seal, meid õpetati seal, meil oli majutus, kõik maksti meie ees kinni, reis samamoodi ja lõpus oli meil ka niisugune nagu fun osa, kus me läksime siis New Yorgi linna ja nägime nii-öelda seda Ameerikat, aga see 3,5 kuu jooksul ikkagi tee, mis sa tahad, meil tasapisi hakkas selline enesealetsus tekkima. Et siia me tulime, Ameerikasse. Me ei tulnud siia mingisse soosse. Me ei tulnud siia, et meile öeldakse, mida meil teha tuleb. Ja tasapisi me seal muutusime üleolevaks, enesekeskseks ja võib-olla isegi mitte muutusime, vaid see tuli välja, mis meis oli. Ja ennast aletsevaks ja kui raske siin on ja siin kästakse neid asju teha, siin on niisugune kord ja mul oli niisugune lugu seal, et mul tekkisid mingisugused sümptomid. Ma ei tea, toidust, kliimast, muutusest, ma ei tea millest. Ja ma ei mäleta, kas mul oli kõht kinni või lahti või midagi olid seal, mingid asjad juhtusid muga. Ja siis ma läksin seal kohaliku arsti juurde, seal selle Tanklini laagri juhataja poeg oli arst ja toimetas seal. Ja siis ta vaatas niimoodi kergelt mind üle, mingid vereanalüüsid ei teinud muidugi, aga jutu käigus ja niimoodi rääkides ütles, et kuule, et sul tuleks piima rohkem juua. Okei, ma ütlesin, ma lähen kööki selle peale kohe ja nõuan piima. Aga see ei olnud söögiaeg ja nii nagu meil siin Eestis Lootuse külas on väga tugev kord, muul ajal sa ei saa asju kätte, seal ka ma küsisin piima, ütlesin, et ei, õhtul on söögiaeg, siis saad. Ma ütlesin, mida värki, ma olen siin suremas ja nad ei anna mulle piima. Ja ma tahtsin minna paika panna ja siis ma läksin selle küla või selle laagri juhi juurde, Mikki Evansi juurde, ma mõtlesin, kui ma lähen Mikki juurde, räängin talle, mis siin laagris tegelikult toimub ja kuidas inimesed seal süsteemides nagu toimivad ja tegelikult siin ei ole hoolimist ja ühesõnaga siin on mingisugune kord ja nõudmed ainult ja mitte mingit armastust siin pole ja nagu tüüpiline, eks ole, inimesed ütlevad, et ma lähen siit kohustusest minema, sest siin pole armastust. Ma küsiks, et sul on või? Jaa. Kuule, ära siis sina, lähed ka veel ära viimane, eks ma pole üldse enam järgi armastust. Ja kui sa ka veel ära lähed oma armastusega. Ühesõnaga. Ja Mikki kuulas mul loo ära seal ja siis andis mulle ühe isaliku korrigeerimise. Ja isaliku laksu. Ja ma vajasin seda. Ja tead, ma äkitselt nägin, et viga oli hoopis minus. Mina pidin meelt parandama. See laager ei pidanud muutuma, siis see kord ei pidanud muutuma. Mina pidin muutuma. Amen. Ja ta isalikult nii-öelda korrigeeris mind, palvetas minu üle ja ma mäletan, kui ma läksin tagasi sinna ööbimispaika, kus meie teised Eesti poisid olid seal. Muuseas, Allan oli üks nendest, kes üks pühapäev meil kõneles. Ja ma panin tähele, kuidas seal nad ikka veel õhtul arutasid, kui halvasti kõik on. Aga ma olin tulnud välja sellest enesealetsuse suhtumisest. Need teinekord asjad, millest me peame meelt parandama, on salakavalad. Need ei ole sellised ilmsed asjad. Need on salakavalad. Meie isekus hiilib kavalalt meie sisse või enesealetsus. Ja tavaliselt enesealetsejad hakkavad süüdistama teisi. Nad mõistavad hukka teisi. Ma garanteerin sulle. Ja kui sa näed, et sinu elus on mingi hukka mõist kellegi suunas,
mine tagasi selle juure juurde, sa leiad, et see on üks enesealetsuse juur kuskil sügavale läinud, sa pead selle juure välja tõmbama, meelt sellest parandama. Nüüd, kuidas toimib meeleparanduse dünaamika ja kõigepealt ma tahaks öelda seda, et muulast ei saa kunagi võistlushobust kasvatada. Isegi kui sa toidad teda ja treenid teda nagu võistlushobust. Ta loomus on muul. Ja muulast ei tule võistlushobust. Nõus, jah? Sama asi on muude teemadel, ma ei tea. Võta mingisugune koeraliik, no tast ei tule jahikoera. Võta mingi Yorker seal või, kuule, küsid, et mitu hunti see maha murrab, eks ole, ta ei murra, see ei ole tema, see ei ole, sa võid teda küll treenida ja kõike teha. Aga tast ei tule murdjat, hunnimurdjat tast ei tule. Siis ei ole tema loomust. Nii et selleks, et see Yorki võiks hakata hunte murdma, kui nii võiks öelda, siis ta peab uuesti sünnima. Näiteks selle Kaukaasia lambakoerana. Siis me võiks juba rääkida sellest. See Kaukaasia lambakoer on üks ohtlikumaid ja tõsisemaid murdjaid ja võib ühe vähestest liikidest tegelikult hunte maha murda ülejäänud. Muidu hundid murravad tavaliselt teised koerad maha, eks ole. Nad on väga osavad igapäevased murdjad. Nii et selles võtmes, sõbrad, see esimene tähtis asi on see, et me peame uuesti sündima. Me peame uuesti sünni läbi elama, mille kohta Piibel ütleb, et see on Jumala lapseks saamine või päästetud saamine või pimeduse riigist valguse riiki tulek. Aga see fakt, et sa uuesti sündisid ja tegid selle esimese meeleparanduse, paljud teist on nõus sellega, et ega su elu ei muutunud üleöö. Kõik sinuga seoses ei muutunud. Ole aus, mina leidsin jätkuvalt veel ennast mõtlemas teatud viisidel ja teatud sõnad lipsasid suust välja. Mis juhtub on see, et Jumal muudab sinu seesmist, vaimset osa sinust. See uuesti sünd toimub siin vaimimise sees. Vahest me tahaks, et see füüsiline ihu ka elaks läbi sellise uuesti sünni, eks ole. Tead, äkitselt juuksed hakkavad kasvama ja hallid lähevad tumedaks ja ma ei tea, mis liigsed kilod kaovad ära. Aga seda Jumal ei tee, seda ei tee. Sa näed ikka samamoodi välja, kõik tunnevad sind ära, su sõbrad tunnevad sind ära, aga ta muudab sinu vaiminimest ja see elab ühe hetkega läbi uuesti sünni. Inglise keeles on hea sõna, see on see regenerate, see on see, et sind genereeritakse uueks, täiesti uueks. Patuloomus võetakse välja sinu seest ja õigsus pannakse asemele. Sa oled uus loodu. Sukest kuju pole ennem olnudki. Sa ei ole vana kokku lapitud, et sa oled uus loodu. Amen. Aga see on ainult see vaimne osa meist. Nüüd me oleme rohkem kui vaim. Meil on hing ja me elame selles ihus. Nüüd selle ihuga on asjad hästi selged. See taevariiki ei päri. Kahju, aga võid juba selle endale märkmikusse panna, et see nii juhtub. See sinna ei jõua. Ja selles suhtes sa pead tegema teistsugused plaanid, mis sellega saab, selle ihuga. Aga sul on samuti hing. Ja see on unikaalne osa meist ja sellega, et sina ja mina teeme tööd. Nüüd meie hing, kui me räägime teoloogilisest perspektiivist, koosneb meie mõtlemine, meie tahe ja meie emotsioonid. Okay? Väga selge on see, et kuidas me mõtleme, mõjutab meie tahtmist ja mida me siis tahame teeme, mõjutab meie emotsioone. Muuseas, või enam tõenäolisemalt me tegutseme ennast õigetesse tunnetesse, kui tunneme ennast õigetesse tegudesse. Said aru sellest nüüd? See on väga keeruline, aga see, kui sa ootad, et mul oleks õige tunne, et teha õiget asja, siis sa võib-olla ootad kaua aega. Aga kui sa teed õiget asja, siis teinekord sa kohe pärast seda tunned õieti ennast. On nii? Aga meie vastutus on tegeleda meie hingega. Vaata, kus minuga roomlastele kirja 12. peatükk, see on üks äge salm siin ja räägib sellest, et me tegeleme igapäevase meeleparandusega. Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. Amen. Kes annab oma ihu?
me võime öelda niimoodi, et sinu vaim inimene annab, sest sinu vaim inimene, uuesti sündinud inimene, tahab teha Jumala meele järgi ja see on nüüd see kontrolli võtnud osa sinu elus, see on see isand, annab oma ihu, kes on nüüd sinu ori, tegema Jumala tahet. Nii et sa ütle, ihu, mida sa täna teha tahad, ütled, ei, ma ütlen sulle, täna, pühapäev, me läheme kirikusse. Amen. Ja kui ma oma ihuga nõu peaksin, ma ei oleks ka võib-olla tulnud. Ma oleks maganud sisse hea meelega. Okei. Ja siis ta ütleb niimoodi, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Vau. Täna on ka Jumala teenistus siin, aga see põhiline ja kogu aeg toimuv Jumala teenistus sinu isiklikus elus on see, sa annad oma ihu elavaks ohvriks. Ma teen Jumala tahtmist. Ainu. Jah. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks. Nüüd pane tähele, sul on oht muutuda selle maailma sarnaseks. Paulus oleks raisanud tinti ja püha vaim oleks raisanud inspiratsiooni, kui sul oleks võimalus muutuda tagasi maailma sarnaseks. Ta kirjutab seda kirja kristlastele. Meil kõigil on oht muutuda maailma sarnaseks. Mäletan, ma rääkisin 3 asja, mis töötab meie vastu. Lihameel, maailma vaim, kuradi kavalad rünnakud. Maailma vaimsus. Saada maailma sarnaseks. Muutu nende sarnaseks. Ärge saage maailma sarnaseks, kuidas? Vaid muutuge teiseks. Nüüd see sõna muutuma siin on sõna inglise keeles transformatsioon. Algtekstis on see metamorfoo, millest meil tuleb sõna metamorfoos või muutumine teiseks ja me teame näiteks, et tõugud, üraskid või mis iganes tõugud, mõningad muutuvad liblikateks. Nukuvad, mõned on paar päeva ainult, mõned on mitu nädalat, mõned on isegi kuid ja siis teatud keemilised muutused toimuvad seal, füüsilised muutused lõpuks ka ja siis selleks tõuk välja tuleb liblikas. Transformatsioon, täiesti midagi uut. Amen. Nii et üks muutus, mis Jumal teeb meis, on see taevane. See on nähtamatu, see on meie südame inimeses, siin vaimus. Aga see hinge transformatsioon on see, millega sina ja mina töötame. Ta ütleb siin, et teie muutuge teiseks. Teie muutuge, teie töötage. Kuidas sa seda teed? Meeleparanduse kaudu. Pane tähele, ta ütleb siin, muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Ja sõbrad, see on, miks me vajame jälle ja jälle mõningaid asju uuesti meelde tuletada. Uuesti oma silma ette panna, uuesti rääkida. Ma ei usu, et siin on keegi, kes ei ole ükskord teemast enne kuulnud. Me kõik oleme kuulnud neid asju. Aga sa vajad jälle uuesti kuulda. See fakt, et ma mäletan, kuidas pardirind maitses, ei toida mind täna. Ma pean seda uuesti sööma. Mõni ütleb, et miks ma pean neid piiblisõlmi lugema, mul on need peas. Mul on ka peas, kuidas kartul maitseb, aga ma söön seda ikka, siis ma tahan täna süüa. Amen. Ma mäletan, kuidas vaarikas maitseb, ma mäletan, kuidas maasikas maitseb, ma mäletan nende maitseid. See ei tähenda seda, et ma ei söö neid täna, sest ma vajan süüa seda täna. Nii et sõbrad, see on üks asi, mida sa teed. Sina muutud teiseks, mina muutun teiseks oma meele uuendamise teel. Kuidas? Et te uuriksite. Nüüd sõna uurima ei ole mitte põgusalt lehitsema piiblit. Ja siis ütleme, et minu kohustus on täna täidetud. Tead, Jumal ei pane mingid riste kuskile või linnukesi lahtritesse, kui me seal peatükki ära lugesime. Sa teed seda enda pärast. Ja see sõna metamorfoo ongi, mis tuleb selle meele uuendamisest. See muutus ühest vormist teise, tõugust liblikaks, sünnib pideva mõtlemise, muutumise teel. Ma panen uusi mõtteid enda sisse, uusi ideid enda sisse. Muuseas, selle läbi see muutumine tuleb, sest et kui Michelangelo valmistas Taaveti kuju, ma olen kindel, et ta ei läinud kaevandusse ja vaatas, et seal on üks kivitükk, meil on huvitav, niisugune nagu pea ja käed. Ma vist võtangi selle kivi. Ilmselt, mida ta võttis, oli täiesti niisugune kamakas. Ja mida ta tegi, oli tegelikult see, et ta hakkas ära tahuma tükk tüki haaval kõike seda, mis ei olnud Taavet.
ja see on see, mis Jumal sinuga teeb. Ta tahub ära tasapisi kõike seda, mis oli Kristus. Ja muidugi keegi sulle ikka tüki välja jälle lööb, see ei ole alati mõnus, on ju. Ja muuseas, kogudus ei peagi alati mõnus olema. Sa tuled Jumala ette ja alati saad paia, alati saad kiita kogu aeg. Ja me elame sellises ühiskonnas, kus kogu aeg on meie vajaduste eest tuleb hoolitseda ja kui keegi mind häirib ja keegi teenenda mind piisavalt ja minu tuju ei hoia, siis ma olen minema. Aga on asju, kus Jumal tegeleb meiega, see ongi pisut valus ja see peabki olema. Hallo? Amen. Kui selle tulemus on see metamorfoo, see muutumine ühest kujust teise, siis olgu see nii. Võib-olla keegi peab lausa laksu panema kirja nagu Paulusele, seal nägu punane, aga kui ma õppetunnile pihta saan, see on parem kui see, et ma lähen edasi pimedast peast või silmad kinni ja lõpetan kuskil kuristikus. Pigem korrigeeri mind. Amen. Me peaks üksteisele lausa niimoodi ütlema, kuule, tead, ma annan sulle loa, kui sa märkad, korrigeeri mind, ära lase mind libastada kuskile nõlvast alla, tead, ma ei tea, mis seal alla ootab mind. Amen. Tegelikult ka. Selle asemel, et öelda, et mina ei vaja mingit korrigeerimist, tead, sul on hullik tükke veel, mida peab see taevane skulptor maha lööma ja minus, ma nendest tükkidest taha räägitagi, kui palju veel neid on. Amen. Transformatsioon. Ja sõbrad, see vahe muidugi selles, et maailma inimene võiks ka ju hakata lihtsalt mõtlema teistmoodi ja ütleb, et mina tahan saada teistsuguseks inimeseks ja ta võib isegi võtta pühakirja ja hakata neid salme iga päev lugema. Aga siin on üks väikene nagu võti puudu ja see on püha vaimuvägi. Sa ei tee seda omaenda jõust. Sa ei tee seda omaenda väes. See muutus tuleb esile püha vaimu väes, kui sina ja mina paneme Jumala mõtted oma sisse, Jumala sõnad oma sisse ja see muutumine tuleb esile. Nii et meie igapäevane töösõbrad on tegeleda oma hingega, nagu ütles kevades keegi, et sa pead oma hinge eest hoolt kandma. Amen, ära kanna hoolt ainult oma auto eest, kanna ka oma hinge eest hoolt. Iga päev. Mida meie Jumala rahvana peaksime tegema, on vanad lihtsad tõed ja me kordame lihtsalt täna hommikul need korra veel üle. Loe ja uuri Jumala sõna. See on parim raamat elu muutuseks, mida ma tean. Ja teine tähtis asi, kui sinu vaim annab tunnistust, sa tunned oma südames mingit torget, ehk et püha vaim, kes elab sinus, annab märku või kurvastub, siis ole sõna kuulelik sellele kutsele. Mingi asi tunned, et see on õige, kuidas ma seda tegin. Tühja, vahet pole. Aga et sa tegeled sellega. Mina teen tavaliselt nii, ma ütlen, issand, ma parandan meelt, see on õige viis. Ja teinekord on vaja minna teisi inimesi juurde ütle ka, kuule, anna mulle andeks, see, kuidas ma käitusin või suhtusin, võib-olla sa isegi ei näinud seda, sina ei tea seda, aga siin sees, tead, ma mõtlesin igas asju sinu kohta juba välja, ma pean sellest meelt parandama. Nii et kui su südametunnistus on ärku, kui sa eksid, kuuletu sellele kohe ja tee otsuse, ma parandan oma mõtteviisi. Aastaid tagasi olin pastor Peeter Vikmaniga Iisraelis ja tagasi tulles sealt lennujaamas hakati küsitlema meid, et kas meil on seal midagi kohvrites ja mis iganes. Ja seal on nagu vähe õpetatud ka, et kui me gruppidega käisime, et kui keegi küsib, et kas sa pakkisid ise, siis ütle, et ma pakkisin ise, siis nad rohkem ei tuhla seal ja kas keegi sulle mingi kingitus on andnud, siis ütle, et ei ole keegi andnud midagi ja siis on ka asi lihtne. Nüüd, teoreetiliselt võib-olla kuskil seal keegi andis sulle mingi klade või pastaka, eks ole, aga sel korral me olime pastor Peeter Vikmaniga läinud Petlemma linnapeaga kohtuma. Ja see on mitte minu idee, aga see oli Peeter Vikman oli sellel abilinnapea ja nad tahtsid, et Petlem saaks Haapsalu sõpruslinnaks. Kui me seal linnapeaga kohtusime, siis ta muidugi andis meile igasuguseid kingitusi seal. Ja need kõik olid Palestiina sümboolikaga asjad ja nii edasi. Mina olen kaasas, nagu ma ei tea, tõlgiks või lihtsalt toeks seal, mulle anti ka need kingitused.
mis ma nendega tegin, ma panin need kotti ja siis lennujaamast, et kas teile midagi anti ka kingiti? Ei antud. Okei, pakkisid oma kotti ise? Jah, pakkisin. Nad ütlesid, okei, vaatame. Koti lahti, ohoo, mingisugune lipukene, mingisugune mimpel, Palestiina sümboolika. Tulete Iisraeli ja mis ideed teil on, noormees, eks ole? On teil mingi väike pomm ka kuskil siin? Ja ühesõnaga, võeti mind juba rajalt maha, pandi eraldi kabinetti, küsitleti põhjalikult, kõik kontrolliti üle ja tead, muidugi, mis ma siis ütlen, kui sa ühe vale oled juba valetanud, et jah, ise pakkisin ja seda ma tegin tõesti, aga kingitusi anti, ei antud, eks ole, tegelikult anti, eks ole. Aga ja siis, kus sa need said? No, ostsin. No tegelikult ei ostnud, eks ole, ja siis kerid seda asju üles. Ja ma mäletan, kui ma lõpuks sellest kadalipust välja tulin, ma ütlesin pastor Peetrile, et oota siin, ma pean minema sinna lennujaama terminali teise nurka meelt parandama, ma lihtsalt, mul süda valutab sellest. Aga sa pead sõnakuulelik olema, kui Jumala vaim annab märku sulle asjadest. See on nii tähtis. Paneme tähele, mida Jumala vaim meie südames teeb ja Piibel ütleb, et me kurvastume Jumala meele järgi. Meeleparandus toodab ühe hea vilja, kui me kurvastume Jumala meele järgi. See kurvastamine oli, mida ma tundsin. Ma oleks võinud öelda, et ei, niimoodi õpetati, nii ma varem siin teenust lihtsalt väldib sekeldusi, aga tead, üks vale viis teiseni ja ma tundsin, et see oli vale, mida ma tegin. Ja ma otsustasin seda samas, et ma kunagi ei ütle sükseid asju enam iial. Hoia oma ühendust Jumalaga värske. See on see, et sul on pidev palvelu ja osadus koguduses inimestega, sest et osadus Jumalaga ja ühendus Jumalaga annab sulle väe, et see muutumine saaks esile tulla, millest sa meelt parandad. Jumal toob sulle esile. Ja sõbrad, koguduses käimine on tähtis. Koguduses käimine on tähtis. Ma ütlen sulle, sa ei taju üksinda asju nii, nagu sa tajud neid koguduse kontekstis. Kui 2 või 3 on koos, siis Jeesus ütles, mina olen nende keskel. Kui sa oled üksi kristlane kodus, Jeesus on ka sinuga. Sinu vaimus ta elab, meie kõigi südames ta elab. See on tema viis niimoodi elada. Vaimu maailmas on asjad teisiti, eks ole. Aga on midagi teistmoodi, kui me tuleme kokku. Ja ma ei tea, kas sinuga on seda juhtunud, aga minuga on seda juhtunud palju korda, et kodus ma tunnen, et ma olen päris imeline kristlane. Ja siis ma tulen kogudusse ja äkki Jumala ligiolus, siin ülistuse atmosfääris, mingi asi, et tuleb mu südamesse, minu hoiak, mingisugune teema, Jumal paneb sõrme selle peale. Ma ei tundnud seda kodus, aga siin ma tundsin. Nii et me vajame kogudust, me vajame Jumala rahvaga osadust. Kas see on võimalik, et vahest me lükkame ka meeleparandust edasi? Me võib-olla niimoodi seda ei kasuta, aga me ütleme nõnda, et ma plaanin muutuda, ühel päeval ma plaanin muuta seda asja. Aga me lükkame edasi muutusi, kas pole nii? Teinekord me teame, et me peame füüsilist trenni tegema, et ma tervis paremini oleks, ostame oma trenasööri aasta alguses, maksame kalli raha, paar nädalat hiljem ainukesed, kes seal veel trenni teevad, on ämlikud. Ämlikud on kõik trenasööri võrka täiskodud ja püüdava kärbsid. Ja me peame nagu uue pühendamise tegema. Amen. Uuesti seda otsustama, mitte lükkame edasi. Peter J. Daniels ütles, et tee seda nüüd. Ma mõtlesin, mis võti see on? Sükene vägev mees tuleb ja ütleb, et tee seda nüüd. Mis tark lause see on? Aga täna ma mõtlen, see on nii tark lause. Kui see tuleb see asi, tee see kohe ära. Ära lükka edasi. Teine Timoteus 2:25. Ta räägib siin Timoteusele, kuidas Jumala sulane peaks tegutsema ja ütleb niimoodi. Kes tasase meelega noomib vastupanijaid, et Jumal neile kuidagi annaks meelt parandada. Ja tunnetada tõde, ja pane tähele, kaineneda ja vabaneda kuradi paelust, kes on nad kinni võtnud täitma tema tahtmist. Nüüd me oleme harjunud mõtlema nõnda, et kurjad vaimud saavad inimeste elust välja minna ainult siis, kui keegi need välja ajab. Aga siin Paulus ütleb, et on osad kurjad vaimud ja deemonid ja sidumised, mis lahkuvad, kui sa parandad meelt. Halloo? See, mis ta ütleb siin, kaineneda ja vabaneda kuradi paelust sidumistest.
kes on kinni nad võtnud täitma tema tahtmist läbi meeleparanduse. Viitan korra veel sellele alguse kirja kohale, kus öeldi, et sellepärast, vennad, parandage meelt ja pöörduge. Patud kustutataks. See on see, kui sa annad oma elu Jeesusele. Ja siis ütles, et selle meeleparandusega tuleb veel midagi head. Ütles, et hingamisajad, värskendusajad tuleksid issanda palgest. See on huvitav, et iga ärkamise eel ja ärkamise tõttu ja ärkamise ajal on alati olnud meeleparandus. Inimesed on pöördunud nendest viisidest, võib-olla leigest Kristlusest tulise Kristuse juurde. Amen. Tulise Kristuse juurde, pühendunud Kristuse juurde. Ja sellepärast meeleparandus on võtmeasi meie elus. Ma leian, et see on üks eluliselt tähtis komponent, mida peab hoidma oma elus fookuses. Ükskõik kui vana kristlasega ei oleks, sa ei jõua kunagi sinna maani, kus sa enam ei pea meelt parandama. See võib-olla pead enne lahkumist ka veel meelt parandama. Muuseas, selline mees nagu doktor Ed Cole helistas mitmele jumala sulasele, Ulf Ekmanile näiteks, Albert Türpu tollel ajal, nüüd Veksler, oli Ulf Ekmaniga koos, kui Ed Cole helistas. Ja miks ta helistas oma elu lõpus, oli see, et ta tahtis andeks paluda mitmete asjade pärast, mis ta tunnetas ja leidis, et ta tahaks välja rääkida, selgeks teha. Nii et meeleparandus on üks eluliselt tähtis osa. Amen. Ja sõbrad, ma tahan need mõtted teiega täna jätta. Ma usaldan, et Jumal oma unikaalsel viisil, nagu ta tavaliselt asju teeb, on meie südamesse ise rääkinud, mille osas võib-olla meil on vaja meelt parandada. Ja võib-olla mõni tunneb, et olen olnud keegi, kes tarbib, ma tahan olla panustaja. See oli see meeleparandus, mida kadunud poeg tegi. Mõni võib-olla tunneb meeleparanduse vajadust oma keele suhtes. Muuseas, ma sain hiljuti teada, et mul on kidakeel. Käisin müofunktsionaalteraapias. Kidakeel. Las mul alt läbi lõigata. Võib-olla mõtted, mida me mõtleme enda sees, mida keegi ei näe. Isekus. Aeg-ajalt kõik me meelt parandame isekusest. Võtsin kellegi eest ära, vaatasin, ma suurema portsu saan ja parandan meelt võib-olla millegist, mida ma tean, et ma ei oleks pidanud vaatama, oma silmi panema selle asja peale. Võib-olla parandada meelt sellest, mida ma olen tegemata jätnud või ära jätnud. Näiteks ma olen oma palveelu jätnud soiku. Oli ajad, kus ma võib-olla iga hommikul läksin esimese asjana palvetama, nüüd esimese asjana vaatan, mis maailmas uudist, oma telefonist, palve on võib-olla rohkem nagu toidukorra ajal ja nii edasi. Võib-olla minu suhtumine kellegi teise inimese suhtes vajab korrigeerimist. Ma ei tea, mis see on, aga ma usun, et Jumala vaim tegeleb meie kõigiga. Amen. Ja ma tundsin oma südames, ma pidin täna tegelikult rääkima hoopis raha teemal. Mul oli see jutlus juba ammu ilma valmis. Aga paar päeva tagasi ei olnud täpne siin palvekoosolekul, kui ma olin, ma tundsin, et Jumal pani hoopis teise suuna. Ja ma parandasin meelt. Nüüd raha teemal piibelikult rääkida ja niimoodi tasakaalustatult, ma arvan, et on õige, tähtis ja me tuleme selle juurde ka, aga veel tähtsam ma parandan meelt. Nii et see meeleparandus ei ole midagi ainult, mida me teeme, kui me oleme mingi hiiglama patu maha pannud ja siis kõik on pomm plahvatanud ja maailm on hukas, aga need on asjad, mida me teeme iga päev, teinekord mitu korda päevas. Amen. Ma arvan, et inimene, kes ütleb, et tema enam meeleparandust ei vaja, see on vähe ohtlik. Hoiame 5 meetri raadiusesse. Isegi koroona 2 meetrit on natuke vähe. Okei, aga sa saad aru, mis ma mõtlen. Et me vajame meelt parandada. Tõusen püsti ja ma kutsun meie ülistustiimise tagasi. Ma mõtlesin, et võib-olla hea viis lõpetada on lihtsalt vaadata enda sisse ja palvetada sellele ja ma kutsun kohe siis Ketlini üles. Aga üks asi, mis ma unustasin alguses, kui ma seisin siin pingi juures ja
palvetasin selle teenistuse üle või inimeste üle täna siin, siis ma kogesin oma südames, et on keegi, kellel on maoga mingid probleemid tekkinud. Ma ei tea, kas see on luksumine või mingi teema, mis on nagu uus ja sul on muidugi mure selle pärast, võtta selle arsti juures käinud, aga kui sa oled juhtumisi siin, siis me paneme sulle käed peale ja usaldame, et Jumal teeb ime. Kas on keegi siin, kelle kohta see käib? Probleemid sul maoga? Okei. Hea. Tule siia. Kiitus Jumalale. Tänu Jeesus. Sirutame oma käed Eha suunas. Eha, tule siia. Sammukene, hea. Kui issand midagi näitab, siis tal on plaan parandada seda. Ma usun, see on ainuke põhjus. Halleluuja. Tänu Jeesus. Sirutame oma käe Eha poole. Issand, sinu tervendav vägi voolaku läbi sellest seedesüsteemist. Me täname sind, et meil on meelevald Kristuses Jeesuses. Sina ütlesid, ma annan sulle taevarigi võtmed, mida sina maa peal seod on taevas seotud, mida sa lahti päästad, on taevas lahti päästatud. Ma võtan meelevallas selle olukorra üle Jeesuse Kristuse nimel. Ja me käisime sellel maal töötada nii, nagu Jumal on loonud selle tegutsema. Me keelame igat alatalitust, väärtalitust, ületalitust. Jeesuse Kristuse nimel me räägime, issand jumalikku korda siia paika. Me paneme kehtima sinu sõna siin maa peal, sa andsid meie suhu. Nii nagu inimesed imestasid, et Jeesusele on antud see meelevald, et meri ja tuul kuulab tema sõna. Sinu sõna meie suus on samuti meelevalla kandja ja me kõneleme tervendust, taevast puudutust üle Eha Jeesuse nimel. Ja see maoprobleem, me sõitleme seda Jeesuse nimel ja räägime jumaliku tervist. Halleluuja! Jeesuse võimsal nimel. Kui on mingi kahjulik bakter, mis ei kuulu sinna, me võtame selle üle meelevalla. Jeesuse nimes. Iga muu patoloogia, me võtame selle üle meelevalla Jeesuse nimes. Tervis, rahu, hingaku siin paigas. Kui sellel on mingid psühhopsomaatilised alged, siis me räägime tervist ka siia paika Jeesuse nimel. Issa, me kuulutame tervist Eha üle. Me kuulutame tervist. Halleluuja. Jeesuse nimel. Pane oma käsi siia maa peale. Jeesuse nimel, issand. Tänu sulle. Tervendav vägi voolab siit läbi. Amen. Amen. Usume, et issand on seda teinud. Tema väe läbi. Amen. Täna andiski hommikul vara märku ja mõtlesin, et ai, see seda parandamist saab. Ongi nii? Vau, okei. Tänu Jumalale. Õde ütles just, et täna hommikul tal tuli, see asi andis talle märku. Ja. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusid alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.